Anu Vink, äsja lõppes Järvamaa kultuuripreemiate tseremoonia. Sina oled meie järjekordne kultuuripärl. See on kõige kõrgem ja kaunem nimetus, mis kultuuriinimesele võib üldse Järvamaal osaks saada. Kas oled õnnelik? Jaa, muidugi olen õnnelik. Aga nii nagu ma juba ütlesin, et ma olen õnnelik, et mul on selline töö, mis mind nii köidab, et ma pidevalt unustan, et ma üldse tööl käin. Enamasti sellised hetked toovad inimese pähe niisuguse kavala omaksupüüdliku mõtte, et äkki nüüd ma saan veel paremini oma eesmärkide jaoks seda kõik ära kasutada, veel paremini saadakse aru ja veel kindlamini usutakse, et ma ajan õiget asja. Mis on see, mis on sul praegu hinge peal, mis sa loodad, et nüüd läheb ehk libedamalt pärast seda pärgamist? Tegelikult ma loodan, et ükski selline autasu ei rajanud mingisugust libedat teed kuhugi. Ma tegelikult ei ootagi libedat teed, et ma leian, et kõige parem on ikkagi see, kui inimesed leiavad midagi head sellest, mida me teeme. Mitte, võib-olla see tunnustus on tõesti selline märkamine ja see on ääretult tore. Võib-olla keegi äkki avastab midagi, aga ma loodan väga-väga, et avastab selle, mida me teeme, meie raamatud, selle, mida me üritame alles hoida, ka ilma preemiateta, lihtsalt selle töö. Esimene asi, mida öeldakse, on alati Saara kirjastus, aga tegelikult on sinu tegevus ju natukene laiema tähendusega kui ainult Saara kirjastus. Ja raamatud, paberist asjad ei ole mitte see eesmärk, vaid eesmärk on midagi muud edasi kanda. Jah, seda küll. Ma arvan, et ma olen koolitaja. Ma olengi tegelikult koolitaja. Minu jaoks ei ole vahet, kas ma innustan inimesi otsekontaktis, koolitades neist näost näkku või käest kätte, või et oleks õigem öelda. Või ma koolitan neid läbi raamatu. Ma üritan seda teha nii hästi, kui ma oskan ja nii sütitavalt, kui ma oskan ja mul on hea meel, kui see on vahel korda läinud. Et selles mõttes see ei ole ainult kirjastus, aga ükski hea raamat ei sünnigi sellest, kui tahetakse lihtsalt teha raamatut ilma, et selle taga oleks mingi muu eesmärk. No, meie pärandkultuur suures osas ongi see kultuur, mis meie identiteedi määrab. Me oleme väga vana rahvas. Hiljaaegu oli Kuma raadios juttu ühe väga toreda ja väga tuntud inimesega Viljandist, kes ütles väga ähvardavad sõnad, et Eesti rahva kadumine ja Eesti riigi mõttetuks muutumine võib hakata juba 10-15 aasta pärast, kui me ei tee tööd selle nimel, et meie kultuur püsiks ja püsiks Eesti küla, püsiksid Eesti väikelinnad. Kas sa jagad ka seda muret ja seda pinget? Ma tegelikult väga ei jaga seda muret. Ma olen nagu oma loomult ilmselt optimist. Ma tõesti usun, et tegelikult järjest rohkem märgatakse seda, mis on olnud varem, nauditakse seda, väärtustatakse seda. Ja siis ei kao see ära. Et kui me seda lihtsalt kuivalt imetleme, võib-olla siis tõesti on ka võimalik, et see jääbki meile lihtsalt imetluseks, aga kui me sellest aktiivselt osa tahame saada, siis ma arvan, et meie kultuur jääb ikkagi väga elama. Oma tänukõnes ütlesid, et kui me laulu kuulame, ega siis laul ei püsi, peavad olema need ka, kes laulavad. See käib ka ju samamoodi Eesti rahvusliku kultuuri kõikide väljendusvormide. Ma arvan, et mille iganes kohta võiks nii öelda. Aga sealhulgas ka käsitöö ja käelised oskused. Kindlasti käelise oskuse puhul kehtib see sama, et kui me lihtsalt imetleme asju, mis kunagi on tehtud, vaatame neid kauneid mustreid ja imetleme rahvarõivaid, siis tegelikult see kõik siiski lõpuks võib kaduda, kui me ei õpi ise tegema, kui me ei taha osata teha nii nagu vanasti tehti, kui me ei taha nagu tunnetada seda oma käte läbi, kui me lihtsalt silmadega vaatame.
no kõik ei peagi tegema ilusaid vöösid või viiske ja postlaid, nii nagu kõik ei pea ka laulma, on parem kõrvadele, kui kõik ei laula. Kas sa spetsialistina näed, et see kriitiline mass neid inimesi, kes Eesti kultuuriga läbi käelise loomingu alles hoiavad, et see kriitiline mass on meil Eestis olemas? Mina arvan küll, et see on olemas, see tegelikult kasvab. Ma olen kogenud igasuguseid arvamusi 4 aastat tagasi Kultuuriakadeemiasse astudes magistriõppesse. Kogesin ma näiteks hämmastust, et keegi tahab magistritööd kirjutada Eesti sokikandadest. Pärast lõpetamist olen ma kuulnud ka sel samal teemal hoopis teistsuguseid arvamusi. Ja tegelikult ma arvan, et võib-olla esmapilgul meile tundub see vana selline iganenuna, aga mida rohkem sellesse süüvida, seda põnevamaks see kõik muutub ja neid inimesi on päris palju, kes seda omaks peavad, et vana edasi kanda. Anu, see on väga hea hoidja, sellepärast me soovime sulle, et sul oleks hästi palju selliseid sokikandade moodi avastusi. Aitäh, ma usun, et neid tuleb.